Sündmused, mida jõulude ajal tähistame, toimusid ligi 2000 aastat tagasi Rooma impeeriumi äärealadel, tänase Iisraeli territooriumil. Natsaretist pärit noorukese Maarja elus toimusid märgilised sündmused. Ta oli abiellumas Joosepiga. Ehkki tavaliselt on see rõõmus sündmus, võib jõulude pärisloos tajuda pinget. Maarja teadis saladust. Jumal oli ta välja valinud. Ingel teatas talle ülesande, tema puutumatu neitsi saab emaks Jumala pojale. Maarja jaoks tähendas see ülesanne silmitsi seismist karmi ja tundmatu tulevikuga. Tolle aja ühiskonnas, erinevalt tänasest, ei tulnud kõne allagi saada lapsi enne pulmi ja ei kusagilt. Selline asi tähendas häbistamist perekonnaliikmete ja laiema kogukonna poolt. See tõi kaasa hukkamõistu, väljatõukamise, mõnikord isegi hukkamise. Hingepingest hoolimata usaldas noor naine Jumalat. Ta oli nõus kandma habrast elu, hoolimata hirmutavast tulevikust. Maarja vastas jah. Maarja oli kõige esimene inimene, kes võttis Jeesuse vastu tingimusteta ega hoolinud, mis see talle endale maksma läheb. Maarja saladus, et ootab last, hakkas ajapikku välja paistma. Lähinaabrite hukkamõistev suhtumine heidutas Joosepit. Noor pere ei saanud jääda oma kogukonna keskele. Maarja ei saanud sünnitada oma kodus, kuid kõigest hoolimata koges ta, et Jumal on temaga. See muutis talumatu mure ja valu talutavaks. Enamgi veel, kurbus kasvas rõõmuks. See ei olnud lihtne valik, aga see oli päris valik.